Nii, Tõnis, siis praegu on meil siin tegu esimese arvutitarga Linux opsüsteemiga masinaga. Aga mida täpsemalt sa selle kohta võid öelda? Paneme arvuti siis tööle ja sellele arvutile on siis paigaldatud Linux operatsioonisüsteem, mille nimeks on Elementary. Ja tegelikult on küllaltki sarnane Windowsi kasutajale, et võib-olla siis välimuselt on veidi erinev, aga sellega harjub suhteliselt kiiresti ära. Ja programmid on nagu eelnevalt juba paigaldatud, millega saab siis nii videotöötlust, pilte vaadata kui tavalist dokumentide haldust teha. Kõigepealt küsiksin, kuna enamusele lihtkasutajatest on kõige olulisem minna võrku, internetti, Facebooki, Twitterisse või kuhu mujale, siis millised võimalused see Linuxi masin pakub kasutajale? Siin on siis paigaldatud Firefoxi veebimehitseja, mis on siis ka ühtlasi kasutatav tavalises Windowsi keskkonnas. Nii et kes on juba sellega tuttavad, mingit vahet ei ole. Kes on harjunud Firefoxi kasutama, on täpselt kodune tunne. Ja siit siis otsinguriba töötab täpselt samamoodi nagu tavaliselt, näiteks YouTube'i leht avame ja kui otsida siit arvutitark, siis leiame meie videod kuskilt kindlasti. Ja mängib ilusti kõike flash'e, värke, mingit probleeme ei ole, eks ole. Yeah. No nii, nüüd väga palju on kõhklusi Linuxi alal tekitanud inimestele, kas nad saavad ikka siin samamoodi oma dokumente, olgu need siis Wordi või Exceli failid või mingid PDF-id avada, muuta, luua ja kas need failid on kokku sobivad ka näiteks ütleme töökoha Windowsi programmidega. Rakendused siis on kõik programmid, mis on süsteemi paigaldatud. Digidokid ja ID-kaardi tarkvarad. ID-kaardi tarkvara on eelnevalt paigaldatud, töötab ilusti. Vajan siis ainult ID-kaardi lugejad selleks lisaks arvutile. Ja siis eelnevalt on ka paigaldatud, saab nii kerides kui alt numbritest valida lehekülgi, on LibreOffice. LibreOffice oma olemuselt on küllaltki sarnane, et kui kes on tuttav OpenOffice'iga, siis on sellega väga sarnane ja ei erine ka kuigi palju Microsoft Office'ist. Ja siis LibreOffice'i tavaline tekstitöötlusprogramm. Tee ta lahti, vaata, kuidas ta välja näeb. Et nagu kui inimene on Wordi kasutanud, ja põhimõtteliselt esimesel pilgul funktsioonid on kõik olemas ja ütleme, et väga keerukaid funktsioone kasutab võib-olla meil ainult paar protsenti kõigist Wordi kasutajatest, enamik tipib tavalist teksti ja siin, kas siin saab seda teksti salvestada ka doki formaadis? Jah. On tal see võimalus ka olemas? Hea küsimus. Nii, dokumentide salvestamiseks saab siis valida erinevate versioonide vahel nii uue Microsoft Wordi kui vana jaoks. Nii et ühesõnaga ei teki ka sellist küsimus, kui oleks vaja oma dokumenti või tabelit töö juurde saata, kus on igal pool Microsofti tarkvara, siis ma võtan ja salvestan ta XLS-is või selles uues XLS X formaadis ja teised saavad sellega rahulikult töötada edasi. Ja olemas on küll just PDF-ide tugi. Nüüd loomulikult iga koduarvuti peab hakkama saama ka multimeediaga, näidata filme, mängida muusikat, et mida see konkreetne Linuxi masin siis sellel alal meile pakub? On olemas WC Media Player. Vana tuntud ja töötab ilusti, kuna WC Media Playerile on kõik koodekid sisse lisatud, siis töötavad ka MKV failid ilusti, saab videoid vaadata. Ja ma näen siin veel Thunderbirdi meiliprogrammi. Jah, eelnevalt on kes ei kasuta, kes tahavad ka, et lokaalses masinas oleks meilindus, siis on, ma ise kasutan Windowsi all seda ja ta on väga hea programm. Jah, paljudki Windowsi kasutajad on harjunud Thunderbirdi kasutamisega. Ja kui nüüd vaadata, et kui inimene tahab siia midagi eraldi programmi, kas saab tellida, võib-olla ta tegeleb näiteks mingi CAD-i õppimisega, et kust neid võiks leida või kui ta plaanib osta teie käest Linuxi arvuti, kuidas saab arvutitark siin kaasa aidata, kas te võite ka mingid eriprogramme juurde installeerida, mida on võrgus vabalt leida?
kui mõnda programmi ei ole, siis on olemas siin selline asi nagu tarkvarakeskus. Vajutate peale, avaneb uus aken ja siit on nüüd võimalik leida kõiki soovitavaid programme. Osad neist küll on tasulised, aga kui siit otsida näiteks, siis näiteks sellist tuntud nimi Gimp, mis on samuti olemas, eks selle tasuta. Piltide töötlusprogramm siis ja kohe on ta leitav ja kui vajutada rohkem infot, siis on kirjeldus, millega asi tegeleb. See on küll enamasti inglise keeles, et selline väike puudujääk. No, aga ega see on ka iga pool mujal. See on ka enamasti, jah. Ja need paigalda, kas see on nüüd siis? Vajutate paigalda, küsitakse teie käest parooli. Sellepärast, et see on üldiselt, jah, programmide paigaldamine on piiratud sellega, et administratiivkasutaja võib seda teha. Mis on iseenesest hea, sellepärast, et see välistab selle, et mingisugune veebist äkki mingi viirus või reklaamvara hakkaks teile rahulikult sisse ennast paigaldama. Ja paigaldamise puhul on siis näha, kaua see aega võib võtta ja ühtlasi edenemine leht, seal siis täpsemalt indikaator paigaldusest. See on muidugi hea otsing, et kui, no muidugi Windowsi keskkonnas on ka palju Tuukausid ja Major Geeksid ja kõik, kus on need tasuta tarkvarade andmepangad, aga sealt otsida on küllagi keerukas ja inimene peab teadma, aga siin on tal kohe ilus nupp ja ta saab otsida, mida vaja. Tõesti on lihtsam leida endale programme, sest tarkvarakeskuses on enamik programme esindatud ja lihtsalt kirjutate sinna otsingusse ja kohe on võimalik leida. Seega, tore algatus ja ma usun, et eks ta siin lisate siia paketti võib-olla huvitavamaid asju ja loomulikult kõik kasutajad, kes tahavad mingit masinat, võivad ju vist ostu puhul pöörduda teie poole, et kas te saaksite mulle selle või teise tegemise jaoks midagi panna. Siin ma nägin, oli, kui sa eelmine kord lappasid, lausa mingisugune CAD-i programmikene olemas, kes näiteks õpivad. Et kui on endal keerukamaid asju raskem otsida, siis saab ju siit abi igal juhul.